Tere! Mina olen Kairi Tallinna Loomeinkubaatorist. Tallinna Loomeinkubaator siis innustab, võimendab ja kasvatab väikeettevõtteid. Ja Loomeinkubaatori üheks tähtsaks eesmärgiks on kujunenud ettevõtjate ringmajanduslikest võimalustest teavitamine ning kestlike ärimudelite elluviimise toetamine. Ja mina olen siis ettevõtluse rohevaldkonnaga tegelev projektijuht. Et tänases paneelis vestleme jätkusuutlikkuse ja kestlikkuse aspektide integreerimisest tootearendusse. On teada, eks suurimaid väljakutseid on majanduskasv süsinikuneutraalsuse tingimustes. Me ei taha kaotada oma tänast elustandardit, mis hõlmab haridust, toitu, terviseteenuseid, ligipääsu moodsatele tehnoloogiatele, loodusvarasid ja nii edasi. Tagasilangus ei ole lihtsalt nagu võimalik. Ja majanduskasv siis süsinikuneutraalsuse tingimustes on täna veel keeruline selliste komponentide tõttu nagu tootmise rahaenne tasuvus, ressursside kättesaadavus, rohelise energia väike osakaal ja nii edasi. Aga tootmine peab hakkama sõltuma kestlikust energeetikast, mis omakorda peab arvesse võtma ökosüsteemset toimimisviisi ja arvestama juba toimivate ökosüsteemidega. Lisaks peaksime hakkama salvestama, siduma ja kasutama ka erinevaid tekkivaid jäätmeid, ehk siis väärindama kõike. Ja jälgima tööstuslikke seoseid, otsima ressursse sealt, kust ei maksa oodatagi esmapilgul, ja küsima väga palju küsimusi, et milline on siis see õige tööstuslik lähenemine. See ei tähenda ka omakorda tööstusest loobumist, vaid selle muutumist, mis veel omakorda siis tähendab ärimudelite teisendamist ja muutmist. Et seega jõuamegi sinna, et milline võiks olla vastutustundlik tootmismudel füüsilistele kaupadele. Ja siinkohal tutvustangi, kohal on meie inkubandid Raiku, Maissiin ja Šmöko ning lisaks Negavati finalist Annot. Ja jätkame siis paneelis ringmajandusreaalsuses, kõik saab ikkagi alguse tootearendusest. Et teeme tutvustusringi, et palun, Šmöko. Tere, mina olen Marge Simo ja esindan kaubamärki Šmöko. Meie tegeleme mesilasvahariiete tootmisega. Mesilasvahariided on väga hea alternatiiv plastikule ja kilele, fooliumile toiduainete pakendamisel. Inimesed söövad nädalas keskmiselt ühe pangakaardi jagu mikroplastikut endale sisse, siis läbi selle, et pakendatakse toitu plastikpakenditesse ja plastikpudelitest joomisega. Mesilasvahariie on väga hea alternatiiv keskkonnasõbralikult pakendada toiduaineid. Nii, palun, Annot. Mina olen siis Kaisa Annotist ja meie loome kohalikest rõivatööstusjääkidest siis ärikinke ja kõike seda, mida on ärikingi pakkimiseks vaja. Et miks me seda teeme, kust me üldse alustasime, me tegelikult tahtsime luua midagi, mis tulevikus saab olla palju suurem, ehk siis sellest saab selline agentuur, aga praegu me tegeleme just selle, siis, kuidas ma ütlen, selle probleemi algse kohaga, kus siis me katsetamegi, mis täpsemalt töötab ja kas sellest võiks saada edasi päris ärimudel ja siis seda oma klientidele pakkuda. Nii, tere Rain, Raikust, meie toodame puidust pakkematerjale. Meie peamiseks toodeteks on siis puidust kangas, mis hakkab asendama mullikilet ja puidust pakketäite vedrud. Tervist ka minu poolt, mina olen siis Karl ettevõttest Maissiin. Meil on sellised ägedad tooted, me oleme biotehnoloogia ettevõte, ehk siis ja fookus on siis seenematerjalidel. Ehk siis me võtame seeneniidistiku ja orgaanilised jäägid nagu põhk, saepuru, põhimõtteliselt nullkulu tooraine ja suudame neist teha komposteeruvaid materjale, millel on ka näiteks akustilised omadused, siin on üks näide akustilisest paneelist, aga võib ka näiteks toole teha,
võib teha lampe, võib teha ehitusmaterjale, ehk siis potentsiaal on väga suur. Aga alles alustasime see aasta, nii et siin on mõned esimesed prototüübid, mis kaasa sai võetud. Aitäh! Et nüüd vestluse käigus siis vaatlemegi, et kuidas siis vastutustundlik tootmismudel võiks praktikas rakenduda. Et räägime ärimudelitest, et tutvustage oma ärimudeleid, kas te olete mõelnud, kuidas need peaksid lõpuks välja hakkama nägema ja kus on siis need ringsed komponendid ja kõik sellised asjad. Et palun. No, ma võin alustada siis, et ärimudel, ütleme esialgu vähemalt meie puhul on üsna klassikaline, ehk siis aga me konkureerime siis, seenematerjal on siis komposteeruv ja süsiniknegatiivne, me tegelikult võistleme plastiga ja plasttoodetega. Näiteks, siin on näited, ütleme siis sisustustoodetest, aga laiemas pildis ka ehitusmaterjalide ja muude selliste asjadega. Ja kuidas me suudame konkureerida, on näiteks see, et meie sisendmaterjal või tooraine on ligi 0 eurot, ja ka tootmisprotsess on väga odav, sellepärast et seeniidistik teeb ise suurema osa tööst 25 kraadi juures ära. Ise lähed kuhugile mujale ja tuled tagasi, siis sul on toode kasvanud nädala aega. Nii et me suudame kokkuvõttes ühel hetkel lihtsalt asendada plasti ja olla hinnaga konkureeriv, on meie ärimudel. Okei. Ja palun siis Rain. Meil on nagu lihtne toode, samas ta on nagu ilus ja odav, et meil see võib-olla müügi pool ei olegi probleem, et pigem probleem on selle piisaval kogus, piisavalt kiiresti toota, et sellest võib-olla see äri innovatsioon võiks olla selles, et me lihtsalt nagu müüksime suurettevõtetele tellimused ette, et sellega finantseerida siis tootmist või näiteks ehitamegi mingi suure logistikakeskuse kõrvale kohe abriku, et siis kogu toode läheks nende kasutusse. No meie alustasime alguses sellega, et me tahame tegeleda pigem disainijuhtimisega, ehk siis leida partnereid, kes siis ühelt poolt disainivad ja teiselt poolt siis toodavad, aga otse loomulikult turg kohe alguses hakkab vastu, et vot sellist asja, mida teie tahate teha, sellist asja, meil ei ole niisugust masinat, meil ei ole mida kõike veel, et seda ei saa teha. Ja siis selle jaoks me ikkagi me päris niiviisi alla ei anna, et praegu oleme alustanud väiksemas mahus, oleme alustanud sellega, et üleüldiselt Euroopast ja maailmast välja ajada neid masinaid ja siis vajadusel ka juurde ehitada, kombineerida. Praegu alustasimegi lihtsama tootega, mis tegelikult on väga sarnasesse alasse jääb, aga ma usun, et turgu on meil palju, et pakkematerjal, pakketäidis, see on siis meie algmaterjal või sisendmaterjal on siis -70 eurot tonn. Jah, miinus, sellepärast, et selle eest tuleb tegelikult maksta, et sellest lahti saada. Ja see läheb teiselt poolt otse tulle. Ehk siis meie eesmärk on pakkuda hoopiski varianti, et aga teeme uue ringi peale ja teeme sellest materjali, mida saab juba kasutada, näiteks e-kaubanduses. Ja kui nüüd sellega paralleelselt tegelikult meil on juba varasemalt alustatud see kanga pool, et see oli siis paberi pool, aga kangast me teeme siis villajääkidest. Need on siis mitte see villajääk, millest tehakse, siin oli näiteks need ümbrikud, ka pakketäidis, eks ole, aga see on selline vill, mis on siis kootud kangas ja juurdelõikusjäägid. Ehk siis minu taust ongi siis tekstiil ja mood ja siis mina loongi selliseid tooteid, et nendest siis tulevad selline kaup nagu, ta on nagu laia tarbekaup rohkem, aga seda saab siis ärikingina kenasti kasutada, sest sellel ei ole suurusnumbrit, et seda on palju lihtsam. Need on siis kapukad, sellised villased sokid, natuke teistmoodi, kui siis tavaliselt on tehtud, et sellise uudse disainiga. Aga ärimudel kui selline on esialgu tõepoolest samamoodi pigem klassikaline,
aga me kaalume ka juba variante, et kuna meil tekib datat selle koha pealt, et meil on juba esimesed kliendid, kes meilt pakketäidist tellivad ja me juba teame, kui palju nad kasutavad igakuiselt ja me saame tegelikult selle põhjal juba luua sellise subscription'i siis mudeli, ehk siis selle kaudu ka toetada juba enda äritegevust, samas oma kliendile palju mugavamat teenust pakkuda. Aga ma küsiks veel selle pakketäidise kohta, et kas see tähendab paberit või mis asi see pakketäidis on? Jah, see tegelikult on väga klassikaline toode, seda muidu, kuidas seda muidu luuakse, on niiviisi, et tehakse uus paber, mis on rulli peal ja lastakse see purustajast läbi. Meie lõikame mõned sammud vahelt ära ja me lihtsalt loome selle purustatud paberi siis palju lihtsamate vahenditega, et meie eesmärk ongi kasutada lihtsamaid vahendeid, kuidas luua sama lõpptulemust. Selge. Ja siis, kus te nagu partnereid leiate? Põhimõtteliselt Eestist või nagu... Me soovime siiski hoida esialgu Eestis seda tegevust, aga loomulikult me oleme avatud ka tulevikus, pigem tahaks siis Euroopas toimetada. See on just sellepärast, et me alles alustasime, alles aasta aega tagasi. Üleüldiselt siis me veel ei teadnud, et me hakkame sellise asjaga tegelema, me arvasime, et me teeme midagi muud, aga kuna me kasutame Lean Startupi siis sellist metoodikat, me vaatame, kuhu probleem meid viib, kuhu kliendi soov meid viib ja vaatame, mida me saame pakkuda, sest eesmärk ei ole lihtsalt kiirelt paari aastaga midagi üles ehitada ja siis see maha müüa, vaid eesmärk on päriselt probleemiga tegeleda ja päriselt lahendusi pakkuda. Kas on keeruline partneritele ennast nagu selgeks teha, et ma kujutan ette, et te kuskile helistate, võtate ühendust, tahate minna kuskile? No esialgu, siin tulevad päris mitu sellist nüanssi sisse, et paraku minul noore naisterahvana on natukene raskem võib-olla ennast müüa sellisele väga erudeeritud siis juba aastakümneid toimetanud ärijuhile, et müüa maha selline asi, et kuule, teeme niisugust asja, aga samas ma arvan, et ma ütleksin, et kui sa oled ise asjalik ja kui sa ise usud oma ideesse, siis ikkagi on võimalik see idee maha müüa, et sa pead olema piisavalt aktiivne ja selline asi, kui ei pruugi alati ei olla, see võib olla täna ei, aga tuleb ikkagi edasi toimetada, uudistada, uurida. Ja kui siis tõesti see ei on ei, siis vähemalt sa oled selle sees nii palju juba õppinud selle turu enda sees, et ühesõnaga, siin oli üks konkreetne potentsiaalne partner, kellega rääkisin, et okei, et mis te arvate sellest, kui me teeksime, siin olid juba teised ideed, et tootearendust ja kuidas teil tootmise poolega on, et mida te teete, kas te teete Eestis või kuidas te toimetate? Ja tuligi välja see, et tegelikult tulevikus ta on täiesti avatud, aga lihtsalt mina omalt poolt pean nüüd pakkuma siis, et endapoolselt, et kui kaugele me jõuame sellega. Et siin ma ei saa päris täpselt nüüd seda välja öelda, mis see täpsemalt on, aga et ma tean, et okei, et selle kaudu, kui te võtate ühendust, et nad on samamoodi ainult inimesed, et nad ei ole mingisugused kurjad onud lihtsalt ja tädid, aga et olge avatud ja küsige ja olge aktiivsed suhtlejad. Nojah, keegi peab ju nendest klassikalistest nagu niisugustest tehnoloogilistest aladest, nagu on tehased ka lõpuks läbi murdma, et selles suhtes. Ja eesmärk ongi ka vastastikune austus, et samamoodi mina austan seda, kuidas siiamaani on juba asjad nii suureks ehitatud ja kuidas asi töötab, aga nüüd leiame sellele midagi veel vingemat lahendust. Väga hea. Nii, aga Marge Šmeko. Meie Mesilas Vaharie on siis ka pigem ikkagi traditsioonilise ärimudeliga ja on ka mõeldud pigem selleks, et asendada plastikut meie igapäeva elus ja toimetamistes. Et see Vaharie on selles suhtes väga hea, et ta eluiga võib olla 1,5 aastast kuni aastani, et selle võrra saab kohe vähendada
oma keskkonna jalajälge ja loomulikult veel positiivne mõju siis tervisele. Kas te olete mõõtnud ka selle nagu, kui kaua see peab vastu, seda peab ju pesema hooldusele? Jaa, see on mitu korda tohib pesta seda? No ütleme nii, et me päris kokku ei ole lugenud, kui palju teda tohib pesta, aga meil endal on ta kasutuses olnud küll peaaegu aasta aega, nii et väga edukalt peab pikaajalisele kasutusele vastu. Ja siis ma küsiks veel, et mis temperatuuridel seda võiks nagu käidelda või hooldada? Niisugune küsimus tekib kohe kliendil kindlasti ka. Jaa, see mesilasvaharia siis talub sellist leiget vett, et ongi, et kui siia on pandud mõni selline toiduaine, mis vajab hiljem pesemist, siis leige veega ja isegi õrna nõudepesu vahendiga võib selle puhtaks loputada ja järgmine kord edukalt jälle kasutusele võtta. Et toote iga on tõesti nagu pikk. Ja mesilasvaha, et see on siis üks põhi, ma saan aru, niisugune tooraine komponent, mida on vaja, et kuidas on mesilasvaha kättesaadavusega, kas Eestis on seda piisavalt või? Siiamaani ütleme nii, et meie oleme omad kogused kätte saanud, kuna meil on üks väga hea suur tootja, kes meid varustab, aga tulevikus suuremate koguste juures võib see tõesti olla üks kitsaskoht meie nagu tootmises, jah. Olgu, et nüüd vaatleks natuke seda toodete disaini, materjalid, kvaliteet ja nagu siin juba välja kuulda oli, et ka neid väljakutseid ja probleeme, nagu, mis tegelikult tekivad kogu selle tootearenduse protsessi juures, eriti siis, kui tegu on niisuguse ringse nagu tootearendusega, et kuskilt see toode tuleb ja kuhugi ta peab lõpuks jõudma ja hea, kui need otsad saab kuidagi kokku sõlmida. Et Jaa, seenematerjali omadused on selles mõttes, et neil on väga huvitavad, et peamine üks asi on see, et ta on komposteeruv, kui sa kasutad ainult orgaanilisi jääke ja selliseid asju. Nii et see pärast elutsükkel, et kui sa võtad kogu selle toote elutsükli, selles disainis on, et mis temaga ennem saab, kus sa selle tooraine saad ja kus see nagu ära lõpeb, siis sellega sa nagu lahendad selle järelelu probleemi nagu ära, kui sa saad põhimõtteliselt oma tooted pärast lihtsalt visata nagu aeda ja need poole aastaga komposteeruvad. Mis tal veel huvitavaid omadusi, muidugi tegemist on tootearendust nagu käib ja seal on palju testimist, sõltub materjali puhul see, et missuguseid jääke sa kasutad, mis sa siia sisse paned, missugust liiki seent sa kasutad, tuleb ka erinevad omadused materjalil, tugevus, elastsus, akustilised omadused, soojuspidavus, kõik sellised asjad, nii et ja see võtab aega, eriti kui on vähe inimesi alustavas ettevõttes. Et see on nagu peamine probleem, et iga alustaval ettevõttel peamine probleem on aeg ja vähe tööjõudu ja vähe raha ka. Et need on kõik klassikalised asjad, mis iseloomustavad alustavat ettevõtet. Ja eriti, kui on tegemist, ei ole nagu software, vaid on nagu hardware, ehk siis füüsilised tooted, siis läheb ka kogu tootmisprotsess, tuleb veel sisse arvestada ja sa ei ole nagu, kuigi sa oled nagu täiesti fokusseeritud oma arendusele, siis asjad võtavad aega. Näiteks iga test, mida me teeme, võtab nädal-paar nagu aega vähemalt ja me teeme neid väga palju, kogu aeg proovime nagu parendada. Nii et selles mõttes praegu on aasta aega on neid asju nagu tehtud ja alles esimesed tooted tulevad nagu välja, mis tegelikult on ikkagi seda hardware'i arvestades üsna kiire aeg. Nojah, eks seal tuleb ressursside aja ja kogu selle niisuguse asja nagu tasakaal leida ja sellest kuidagi läbi tulla esimestes etappides. Aga kas teil on tootmisruumidele, kuna tegu on tegelikult seenega, eks ole, kas tootmisruumidele on ka mingid erinõuded? Ma ei tea, et seal mingisugused teine seen kuskilt sisse ei tule tänu niiskusele ja niisugused asjad, et kas te kuidagi jälgite seda, ma ei tea, mingit niiskustaset? Ja jälgime temperatuuri, et meil on tegelikult, see on kõik väga huvitav, me oleme pannud umbes 40 ruutmeetri peale, oleme pannud omal ehitanud kasvuruumi, laboriruumi, laoruumi ja kõik asjad, ehk siis nagu üks väike osa nagu siit ruumist, kus tegelikult praegu kõik toimub, et alati on rohkem ruumi vaja ka. Aga me peame
jälgima väga palju just seda kliinilisust sellega, sest et seenega on see, et ta tahab selleks, et ta hakkaks nagu vohama selle oma saepuru peal, siis ta peab olema seal algul ainus kultuur, ehk siis see kõik asjad peavad ära steriliseerima ja tekitama sellised laboritingimused. Aga see kõik, mis te siin nagu näete, et sellega ei tule mingisuguseid allergiaid või sellist asju, et tegelikult on tegemist ühe raviseenega üldse, aga tal ei ole lastud viljuda. Ehk siis see on kõik ainult seeneniidistik ja seetõttu sul ei teki ka mingeid allergiaid või eoseid või selliseid asju, kui sa ta koju viid pärast. Et see on üks peamisi küsimusi, et kui ma viin selle koju, kas ta hakkab uuesti elama, et ei hakka. See on nagu, tema tegevus on ära lõpetatud kuivatamise teel, ehk siis ta on nagu ära surnud. Mis võib juhtuda on see, et kui sa viskad ta õue ja aeda ja kus on nagu super niiske, siis ta hakkab komposteeruma lihtsalt. Mis on ka loogiline jätk, et me ei ole tahtnud teda praegu katta mingisuguse boksi või sellise asjaga, et hoida seda naturaalsust. Seega te mõõdate kõiki neid materjali omadusi siin katsete ja nagu arenduse käigus? Ja kaval on nagu võtta ka, teha koostööd, ütleme näiteks TalTechiga, innovatsiooniosakud, mul on väike eelis ka näiteks, sest ma teen teist magistrit, teengi just nagu tööstusökoloogias, ehk siis kuidas hoida ettevõtte ressursse nagu pidevas ringluses, kuidas leida erinevate ettevõtete vahel nagu neid sümbioosi momente, et kui on siin Raiku näide on see haava või lepapuu, siis see on täpselt see sisend, mida on vaja seeneniidistiku jaoks, ehk siis need on mõttekas panna ühe katuse alla need tegevused ja seejärel on siis ühe ettevõtte nende jääk Raiku jääk on massiini sisend ja on sul ühe katuse all ilus väike orgaaniline tööstussümbioos. Väga hea, et siinkohal siis Rain räägigi siis Raiku tootearendusest. Kuidas see sümbioos ikkagi hakkab tekkima ja esialgu, et mis teil kus järgust olete oma tootearendusega? Jah, Raiku nagu selleks eriseks asjaks ongi see puidu nagu spiraalne struktuur, et mis võimaldab siis üliväikese puidukogusega saada soovitud tugevust ja elastsust. Et kuna lihtsalt me kasutame ülivähe puitu, siis tänu sellele on selle materjali nagu sisendhind on nagu madalam kui näiteks mullikile toorme hind, et mis võimaldab ka meil nagu viia oma hinna minimaalseks. Aga jah, et probleem on, plastik on, miks pärast on plastik odav, et plastik on, ta iseenesest on kallis materjal, aga mis ta teeb nagu odavaks, tema tooted, ongi see, et plastikust on väga lihtne toota, masstoota. Et meil nagu suur see probleem ongi, et täielikult seda automatiseerida, mille suunas me oleme teinud väga palju arendust, et meil on siin omad, mis suudab spiraali teha ja mis suudab juba palgist teha neid spiraali ja pakitäite vedrusid. Nii et jah, selles suhtes me teeme ka ülikooliga koostööd, et arendus on selles suhtes. Ja võtab aega ühesõnaga. Jah, et kõik võtab aega, jah, et õnneks me praegust nagu laiendame oma meeskonda, et sellega seoses otsime ka endale kampa ägedaid insenere, kes tahaks midagi ägedat teha, sest need on ainult hetkel, millega nagu välja oleme tulnud. Tegelikult on tootearenduses veel mitu superägedat toodet, mis peagi tulevad välja, nii et väljakutsed on väga põnevad, et saab alates tootearendusest kuni ehitamisena, et kõike teha, nii et kellel on huvi, võtke ühendust. Teil on vist praegu põhiteema on seadmete arendus, eks ole, et selliseid seadmeid, nagu teil on suuremaks tootmiseks vaja, ei ole lihtsalt olemas. Et tuleb kuskil kohandada. Jah, et tegelikult jah, see on unikaalne toode maailmas, mille põhjuseks ongi see, et neid seadmeid ei ole olemas kuskil, need tuleb kõik nagu praktiliselt nullist välja arendada, ehitada, testida, et see on nagu super nagu töömahukas tegevus, aga samas põnev, nii et jah. Väga hea. Nii, aga nüüd paluks Kaisa uuesti. Me natuke juba neid probleeme siin lahkasime siis sinu poolt, et jätkame, et väljakutsed ja probleemid. Ja siin tuligi tegelikult välja, et jah, et nende masinate ehitamine, see ei ole lihtsalt ajamahukas, aga see on ka nõuab päris palju rahalist ressurssi.
et mind huvitabki see, et kuidas teie näiteks oma siis seda rahavoogudel silma peal hoiate või et kust teie saate, et kas toetuste abil või et mina näiteks olen otsustanud, et alustame ikkagi väikselt ja omade jõududega ja tõesti nii palju kui võimalik siis loome seda rahavoogu, et me oleksime ikkagi natuke ka ise jätkusuutlikumad ja siis selle läbi siis tekib ka võib-olla see enesekindlus, et siis edasi toimetada ja tõesti suuremaid toetusi küsida, ütleksin niiviisi. Et praegu, kuna meil kah inseneri kui sellist tiimis ei ole, et siis tuleb samm-sammult hakata siis neid koostööpartnereid leidma. Et seetõttu praegu meie keskendumegi sellele, mida me teame ja mida me oskame, saame teha praegu, tänasel päeval, sest loomulikult asjad võtavad aega, et eriti väikeste tiimidega. Ja. Teil on ka siis küsimus on mingite omale vajalike nagu seadmete arendamises, eks ole, et jõuda selleni lõpuks? Jah, täpselt, et välja ikkagi mõelda ka see, et praegu meil on teatud hind välja kujunenud, aga sellegipoolest kui me lähme nüüd suuremate mahtudeni, et mis see hind siis saab olema ja kas see siis, mis meie marginaal seal saab olema ja kõik see osa. Et kuna minul isiklikult ärilist tausta ei ole, ma õpin kõike jooksu pealt, et niiviisi tegelikult ettevõtlus käibki, et te õpite uusi asju igapäevaselt ja tulebki pea ees vette hüpata. No see käib absoluutselt asja juurde, et pärast sa oled ise nagu kõige suurem ekspert nagu ettevõtjana ja sa peadki olema, et teha õigeid otsuseid nagu. Aga samas tuleb ka aru saada, et isegi kui oled neid asju õppinud praktika käigus, siis hoida pea avatud, et kui keegi tuleb, kes teab võib-olla paremini isegi. No eelkõige on vaja sul teha nagu strateegiliselt õigeid otsuseid, millal ise toota, millal ise mitte toota, et kuidas see sõltumatus saavutada ja nii edasi, aga ma kõigepealt küsiks veel lisaks, et kuidas on nagu kas toetused või investeeringud, millele te mõtlete, kumb, mõlemad? Ma ütleksin niiviisi, et ma alustaksin, kuna me tegeleme ikkagi ringmajanduslike toodetega pigem, et praegu on see väga soodne aeg sellist tüüpi ettevõtlusega tegeleda, sest ikkagi riiklikud toetused ja Euroopa toetused on praegu ikkagi rohkem suunatud sellele, et ma arvan, et igatepidi hea aeg, kus selle peale oma energia panna. Et siin asjad väga kiiresti nagu muutuvad, et iga päev tuleb praegu midagi uut, et ilmselt tasub nagu käsi väga pulsil hoida selles toetuste keerulises maailmas. Ja. Et just. Nii, Marge Smöko, et no meie tootmine on ka praegust puhtalt käsitööl, et meil, ütleme, et kogused ei ole veel nii suured ja loomulikult see on nagu praegust aeganõudev ja töömahukas ja selle tulemusena ka see hind on võib-olla ikkagi palju kõrgem kui need plastiktooted ja meil see tegevus on veel alles ees, et kuidas seda mehhaniseerida, aga sinna taha peab kõigepealt tulema müük ja aga see ongi nagu nokk kinni saba lahti, et kuna toode on ikkagi nagu kallim kui need plastikkarbid ja see kilerull, siis see tähendab hoopis teistpidi nagu lähenemist kliendile, et see klient oleks keskkonnateadlikum, rohkem huvituks oma tervisest ja maailmast üldse, et ta oleks nõus välja käima rohkem selle toote eest. Ja meie toode jõuab ka lõpuks siis komposti, et ta komposteerub väga hästi, et mingid täiendavad nagu prügi ei teki. Kas te enda kliendina näete nagu pigem niisugust suuremat äriklienti, kes siis tegeleb selle edasijaotusega või pigem eraklienti, et kuidas teil on praegu kogemus nagu? Meil on nii-öelda mõlemaid suunda oleme arendanud, ütleme nii, et päris sellise suure ärikliendiga hetkel on keeruline, kuna ikkagi väga palju on plastikust odavaid konkureerivaid tooteid poeriiulitel, aga me loodame, et see nagu muutub. Kas
maailmas on veel niisuguseid konkurentide hulgas, oled uurinud, kas niisuguseid suuri vahariidetootjaid? On või ikka, kuidas see olukord on? oleme uurinud ja isegi nendega pidanud väikest meilivahetust, et Inglismaal on üks väga suur tootja aga nemad ikkagi ka toimetavad, kõik hoiavad seda toodet käsitööliinina ja meie idee on ikka alguse saanud üldsegi Uus-Meremaalt, kus plastik ja kile on keelatud riigi poolt ja alternatiivtooted tulid kohe peale seda turule ja see on, mesilasvahariided on seal väga levinud jaekaupades, bensiinijaamades, igal pool, et inimesed väga kasutavad neid. Ahah, see on küll uus info, et Uus-Meremaa on juba jõudnud kõik nagu ära keelata. Jah, peaks olema niimoodi. Okei, et järelikult, see tähendab, et järelikult saab küll. Jaa, et kui võtta ikkagi resoluutne suund, et mida on, või millist tulevikku me ootame, millist tulevikku me tahame oma lastele, siis saab loomulikult. Väga hea. Et natuke veel räägiks siis ikkagi nendest ringmajanduslikest tootmisprotsessidest, et mulle jäi kõrvu see tööstuslik sümbioos, et järsku Raiko ja Massiin, tahate seda täpsemalt valgustada siin mõne sõnaga? No, kuidas teil see sümbioos siis hakkab tekkima? Kontseptsioon on lihtne, et tegelikult mis te siin nagu bookis ja selles paneelis näete, et see paistab küll selline seene moodi, aga siin sees on tegelikult nagu saepuru ja lisaks mõned muud orgaanilised jäätmed on. Ja Raikus tekib paarkümmend prossa, ikka tekib sul kokkuvõttes tootmises nagu jääke, milleks on siis haab või lepp või muu lehtpuu ja juhuslikult just lehtpuu meeldib seenele väga palju. Nii et kokkuvõttes, kui need kaks asja kokku panna, siis tuleb ühest otsast, Raiku ei pea tegelema jäägiga ja meie ei pea tegelema toorainega. Ning lisaks veel, kui seal on suured masinaruumid ja muud asjad, siis tekib palju ka sellist jääksoojust, mida saab siis tegelikult juhtida siis sinna kasvuruumi, materjalide kasvuruumi, kus on vaja sellist natukene kõrgemat temperatuuri. Nii et sellega lahendab nagu mitu probleemi korraga ära. Ja kokkuvõttes mõlemale ettevõttele madalamad kulud ja madalam ka jalajälg, sellepärast et väga oluline asi kõikide nende ökotoodete puhul on tulla sellest lihtsalt öko ütlemisest nagu välja ja tegelikult ka arvutada oma päris nagu jalajälg välja. Et siin näiteks nende nii seenematerjalide puhul ongi, et on arvutatud välja, et 1 kilogramm seenematerjali on põhimõtteliselt -1,5 kilogrammi CO2, kui tavaline mööbliese on pluss 40 kilogrammi CO2 oma tootmisega. Sest et saepuru põletamisel ongi 1 kilogramm on 2 kilogrammi CO2, kuhu ta muidu läheks, aga nüüd me seome selle ära tootesse ja kogu ülejäänud logistika ja transport ja tootmine ja energia, kõik see võtab nagu kokkuvõttes nagu vähem. Ja siis ka Raiku ei pea, ka Raiku jalajälg selle võrra nagu väheneb. Sellepärast, et ei lähe kuhugile transpordiga kuhugile teise X kohta või ei lähe põletusse, vaid see läheb kohe kõrvaluksest nagu sisse ja siis on nagu see suur osa kaob sellest nagu valemist nagu ära põhimõtteliselt ja seeläbi saab siis ettevõtte anda parema väärtuspakkumise oma klientidele, sest et nad saavad konkreetselt välja öelda, et meil on selline jalajälg, mida tegelikult nüüd Skandinaavis asjade puhul juba väga palju jälgitakse ja küsitakse, kes okei, te olete roheline, aga mis te päris nagu näitajad nagu on selles osas. Mis teie indeks on? Mis teie indeks on ja kas te teete nagu päriselt, sest ülipalju tehakse praegu ju rohepesu, nagu me näeme igalt poolt enda ümbert. Et siis tegelikult parim rohepesu ravim ongi see, kui sa tegelikult arvutad nagu välja selle, mis ei ole kokkuvõttes liiga keeruline, näiteks kasutades seda LCA meetodeks, Life Cycle Assessmenti. Ja, et ettevõtted nagu peavad tõesti hakkama reaalselt välja arvutama neid igasuguseid näitajaid, mis omakorda paneb ka mõtlema sellele, et kuidas seda tööstussümbioosi või sümbioosi üldse nagu tekitada. Et selles suhtes, et te olete nagu kohe alguses sellele mõelnud, et see ongi nagu tegelikult niisugune ideaal, kuhu tuleks tootearenduses jõuda. Et teil on küll väljakutsed mitmest suunast, nii selle jääksoojuse ära kasutamine, kui siis nagu tootmiseks nagu niisugused sisendid ja jäägid ja asjad, et aga see on väga hea tegelikult.
kokkuvõttes jah, väiksemad kulud ja suurem väärtuspakkumine, nii et Just. selles mõttes on see võit. et mis näitab, et tegelikult on asjad võimalikud, et ei hakanud lihtsalt midagi tootma, vaid te kohe hakkasite mõtlema, kuidas saab seda teha nagu ringselt. Aga Annot, kuidas teie olete mõelnud selle sümbioosi või niisuguse ringsuse, et Jaa. mis teie asjast pärast saab? See on sisuliselt on natukene teistsugune, see sümbios, et ma kujutan ette meid nagu kes need väiksed kalad on, kes nende vaaladel ja nendel puhastavad, eks ju, ümberringi. Et ühesõnaga, et kui on selline suur ettevõte, kes teeb suurtootmist ja neil ei jää neil jääb materjali järele võib-olla 30%, võib-olla 25%. Ja kui me mõtleme juurdelõikusjääkidest, ja kui mina tegelen juurdelõikusjääkidega, siis ütleme, et seesama villamaterjal, siis sealt ma olen teinud arvutused umbes, kuna need on ikkagi väikesed tükid, siis ma ei tegele pusletamisega, vaid tegelen lihtsalt väiksemate toodete väljalõikamisega. Ehk siis sealt jääb veel omakorda järele umbes 50%, aga eesmärk on mitte see kohe lihtsalt ära visata, vaid nüüd, kuna see on väike tootmine veel, siis ei ole kogunenud piisavalt materjali, et seda katsetada, aga on eesmärk see materjal omakorda veel ümber töödelda uueks materjaliks. Meil õnneks Eestis on selline koht nagu Toomtekstiil, kus saab seda täitsa katsetada, aga kuna nemad on ka pigem meie mõistes ikkagi suured veel, siis läheb natukene aega, et seda materjali koguda ja siis vaadata, kuidas see töötab. Aga suuremate mahtude tekkimisel me saame seda täpsemalt katsetada läbi. Aga just eesmärk ongi, et võib-olla, et hoida avatud just koostööle ja ka see osa, et tõesti pakkuda võimalust, et me saame teie jääkidest võib-olla siinsamas tehases luua siis uusi tooteid, et tegelikult nende samade kapukate puhul me seda ju teemegi. Et me ei vii seda materjali koju ja ei tee sealt, vaid me tegeleme koha peal sellega. Jah, ja tegelikult see ei ole ainult puhas nagu niisugune hipi teema, et me saame jääkidest lahti, vaid tegelikult peavad kõik ettevõtted peavad 2030-ndaks peavad 55% oma selle jalajälje nagu alla tooma. Nii et see on nagu neile vajalik tegevus, on ju. Ja lisaks nad saavad ka pankadelt parematel tingimustel laenu, kui nad teevad rohelise investeeringu endale. Nii et sellised asjad on ka, et need regulatsioonid asjad, millest saab nagu süvitsi enam minna, aga need kõik asjad nagu toetavad tegelikult see ettevõtte. Nojah, siin tulevad mängu need jätkusuutlikud investeeringud, sest et investorid on hakanud ka teistpidi mõtlema. Ja ühesõnaga kiire on 2030 on see aeg ja tööstusettevõtetel, klassikalistel tööstusettevõtetel ei ole siin aega enam midagi, sest igasuguste muudatuste nagu sisseviimine võtab aega. Ja siit tuleb mängu ka see, et võib-olla siis me oleme valmis ka kasutama palju paremaid materjale, kui me teame, et me saame nendest rohkem ära kasutada. Et kui muidu on tihtipeale see kulu sisse arvestatud, et okei, et võt nii palju nüüd, et see on juba nagu nii toote hinna sees, aga siis kui me teame, et me saame sellest suuremat väärtust, siis ma arvan, et me oleme valmis ka panustama parema materjalile. Aga nüüd siinkohal võikski natuke lõpetuseks vestelda nendest turutõrgetest, et see nõudlus ja pakkumine, et kuidas sellega on, kas oleks vaja kuidagi soodustada sellistel toodetel nagu turunõudlust mingite regulatsioonidega või läbi õigusruumi või kuidas, olete uurinud, kuidas praegu see olukord on, nagu hakkab see järgi tulema või lihtsalt igaüks tegutseb siin praegu lihtsalt nagu tavalisel turul koos oma natuke alternatiivsete toodetega, mille arendus on nagu kallim? Jah, neid tuleb nii seda piitsa kui ka präänikut kõvasti Euroopa poolt, kes tahab olla nagu väga esirinnas maailmas nagu sellel teemal. Et siin ongi nagu näiteks need samad, et ettevõtted saavad anda parematel tingimustel laene või need pangad saavad ühesõnaga ettevõtetele anda parematel tingimustel laene,
kui nad teevad rohelisi investeeringuid ja tegelikult siin võidavadki need, kes nagu esmalt liiguvad. Et näiteks Eesti tegi ka ju, algul sai oma neid süsinikukvoote sai kõvasti, siis nüüd ei tehtud investeeringuid piisavalt roheenergiasse, nüüd on näha, et ma ei tea, kas see parlament täna või mis päeval nad nagu võtsid selle süsinikukvoodid nagu teemaks, sellepärast et me oleme Euroopas kõige saastavam riik inimese kohta tänu sellele põlevkivile. Et mida kiiremini nagu reageerida, seda kiiremini sa võidad sellepärast, kui oleks varem nagu need investeeringud tehtud, siis praegu saaks veel nagu toetust nagu peale, nüüd peab hakkama trahvi maksma. Et neid regulatsioone, et need regulatsioonid tegelikult töötavad nagu väga hästi selle vastu, aga muidugi võidab kokkuvõttes see, et algul võidavad need, kes esimesena liiguvad, neil võivad olla kallimad tooted, aga mingi aja pärast hakkavad juba need rohelised tooted omavahel konkureerima, et kes tuleb nagu selle hinnas alla, et algul ongi kõik nagu kallimad, siis see trikk on nagu selles, et kuidas me tegelikult toome nagu selle hinna lisaks nagu funktsionaalsusele ka nagu alla. No praegu Eesti on nagu natuke ooteseisundis, et kuidagi nagu midagi toimub, aga midagi ei toimu ka. Et kas infot on muidu kõigi nende ettevõtjana, kõigi nende regulatsioonide asjade kohta nagu raske leida või kuidas sellega on, et ega sa ei jõua ju kogu aeg nagu istuda ja lugeda neid asju, sa pead oma toodetega tegelema ja kuidas on sellega kogemus nagu, teate, mis 5 aasta pärast hakkab juhtuma või kust abi saada ja nii edasi? No toetusi on nagu kõvasti, et see, kes tahab, see leiab igasuguseid asju, et me lihtsalt nagu just sellest alustava ettevõtte surmaarust nagu väljumiseks, et tegelikult neid toetusi on praegu kõvasti, saab kaasata nii KIK-ist kui ka võistlustest, edasi saab minna investorite poole, et praegu tuleb neid rohefonde, tuleb nagu erasektor ka väga kiiresti nagu tegutseb, sest nad saavad aru, et kuhu suunas nagu kogu see asi nagu liigub. Ja et suured raamid paneb võib-olla see Euroopa Liit nagu paika, et kuhu me peame 2030 nagu liikuma ja siis nagu erasektor hakkab ka nagu sellel lainel nagu sõitma, sellel rohelisel lainel, et praegu on nagu näha ka, et hästi paljud suured fondid liiguvad nagu rohelise poole. Ja siis otsivad ainult neid roheinvesteeringuid, mis tekitab ka natukene võib-olla sellist, hakkab võib-olla ülekuumenemist tekitama mõne aasta jooksul, sellepärast et kõik tahavad rohesse investeerida, see on nagu see järgmine IT-buum ja siis päris paljud asjad võib-olla ebaõnnestuvad ka. Ma toon korraks lihtsalt täienduseks, et ka Indias on näiteks juba märke sellest, et investorid otsivad just roheettevõtteid, et tikutulega jäävad taga just neid igasuguseid startup'e, kes nende probleemidega tegelevad. Ja tõepoolest võib tekkida see ülekuumenemine ja võib-olla ka siis selline pettumine, sest kõik ei saa kohe õnnestuda, et ikkagi sõltub ka sellest, kes seda teeb. Ja millised on üldse need probleemid, millega tegeletakse. Aga kindlasti väikeettevõtjana ma ütleksin, et ühelt poolt on lihtsam alustada, sest sul ei ole tegevusi, mida sa pead nüüd ümber mõtestama, vaid sa saadki algusest peale luua uue süsteemi, aga teisalt on raskem sellepärast, et vanad süsteemid on nii-öelda ees, et kui soovite oma mahtusid tõsta, siis tuleb hakata rohkem investeerima. Et võib-olla nii video. No praegu tundub ka see, et turule tulijad uute ettevõtetena ongi enamuses on rohesuunaga, näitab siin ka viimase aasta kogemus. Et väga palju enam sükseid ettevõtteid, et ma nüüd tegin lihtsalt mingi toote, tulen sellega, hakkan seda müüma, et tegelikult ei ole. Et see näitab, et osatakse väga hästi mõelda ja ka ennast müüa. Et just... Ma ütlekski, et roheettevõtlus ei ole enam nišš, vaid see on juba lihtsalt, see on nagu tööstuse see revolutsioon, eks ole. Ja, et see ongi võib-olla tõesti see uus nagu tööstusrevolutsioon, mis siis läheb koos kogu selle digiteemaga ja nagu paaris ja käsi käes hakkab omaette asju siin moodustama. Aga meil hakkab aeg otsa lõppema kohe-kohe, et ma veel tahaks veel nii paljusid teemasid tegelikult rääkida, aga paraku täna ei saa. Et ma tahaks tänada meie Tallinna loomeinkubaatori inkubante ja siis Annotti, et siia tulemast oli väga sisukas ja põnev vestlus.
ja veel ütlen, et loomeinkubaatoriga on võimalik liituda sellel poolaastal siis 1. oktoobrini, kellel on mõni väga hea idee. Ühinege kindlasti. Jaa. Ühinege gängiga. Just. Et aitäh!